Elu-õnne analüüs. Ärme ole fanaatikud. Õnneks on vaja siis loomulikku komponente, meie, kes me oleme tingimustest sõltuvad hinged, kes me samastame kehaga, meil on vaja, et sotsiaalselt oleks hästi, hea suhtlus, sugulased, tuttavad, lähedased, mõnus selline suhtlus, materiaalselt oleks hästi, siis mõistuse probleemid, eks ju, see on ka küllusega seotud, eks ju, terviseprobleemid, tervis oleks keha, tuba oleks soe, kõht oleks täis, kui vaja, vetsus käidud. Ühesõnaga võime loetleda siis materiaalses maailmas, et see kehast ja peenkehast tingitud asjad, mida meil on vaja, et nad oleks rahuldatud, et me saaksime balanssis eksisteerida. Materiaalse mahamaia energia siis põhitrikk on selles, et ta nagu sinna suunabki kõik, ja ta nagu kogu aja energia nagu suunab sinna, et me peame nagu need asjad korras hoidma, aga kuna materiaalne maailm on selline kahesuse maailm, kogu aeg käib olelusvõitlus, siis tuleb selle nimel võidelda, õudselt palju energiat läheb ja keegi hakkab mingi spirituaalset juttu rääkima, et jaa, ei, väga tore, et ma isegi usun ja palju õnne, aga kunagi vanast peast, et mul praegu ei ole aega, et mul hea, kui ma jõuan õhtul ennast voodisse vedada, eks ju, need igast maksuüllatused ja sõjahirmud ja kõik see asi, mis on siin, eks ju, et seal kuidagi nagu eksisteerida, et ta tuled rääkima mingist teistest dimensioonidest, mingist jumalast, ma ei tea, südametundest. Ei, ma saan aru, ma olen nõus, aga lihtsalt andke mulle lihtsalt vaba hetk on, siis ma lihtsalt joon ühe õlle ära, et korraks lõdvestaks ära selle ratsionaalse energia, eks ju. Inimlik, eks ju. Ja ühesõnaga, see ongi trikk, eks ju, niimoodi püütaks need surmasünni tsüklisse, kehalisse kontseptsiooni, samastamisesse, olelusvõitlusesse ja teiste ekspluateerimisse. Ja selline nagu siililegi selge süsteem, eks ju, et kuidas sealt välja murda, nii palju on tarku koolitusi, tarkasi, häid eeskujusi, pühakirju, kirikuid, mošeed, ma ei tea, palvemajad, palvekojad, nii palju maailmas siis seda muud informatsiooni, kus räägitakse, et püütakse meile, et kuulge, et see on väga hea, et oma kohustuse täita, et veedades ka, et tuleb täitagi, et see ongi vaimne esimene samm, eks ju. Muidu lähed maailma parandama, aga endal on must särk seljas haised, eks ju. Kõigepealt tuleb oma keha eest hoolitseda ja see miinimum. Aga põhimõte on ikkagi selles, et vähemalt teoorias tugevaks selline vahekokkuvõte, et õnnevalem, tõelise sügava hinge õnnevalem on hoopis teine. Et need on sellised tähtsad teisejärgulised asjad, öeldakse vahest. Tähtsad teisejärgulised asjad. Sest kogemus näitab, et hästi kuulsad ja ilusad ja rikkad ja targad inimesed teevad ikka enesetappe, süstivad veeni, suhtedraamad ja nii edasi, eks ju, millegi pärast. Sest see teine osa ei ole ühiskonda integreeritud, et kultuuris ei ole, muidu saaks niimoodi tegelikult, et vaim ja mateeria koos eksisteerib, et see vaimsus on sisse pandud ühiskonda. Kõik see looduse armastus, kõige kõrgem aktsepteerimine, vaimsete asjade, teadmus on kõiges, eks ju, et ütleme, et süüa on vaja, aga siis seda toitu võimalikult tervislikult, võimalikult vähem vägivalda on selles toidus, võimalikult see pühitsed toitu, tänad, kõik see aspekt, et paned selle vaimsuse toidu sisse, sest toit on justkui materiaalne, et on vaja justkui kehale, aga paned selle vaimsuse ka sisse. Ja iga tegevus siis saab niimoodi tegelikult panna see vaimsus ja füüsiline korraga. Et siis ta on balansis, eks ju, et keha on korras, aga hing on ka rahul, eks ju. Muidu on niimoodi, et mõte mõtleb ühte asja, keel räägib teist asja, hing tuleb kolmandat asja. Et kõik need, kuidas oli see muinasjutt, see haug ja ma ei tea, kes seal oli seal, hani või? Haug paneb ühes suunas, hani üles, seal oli kolmas loom, ma ei mäletagi, pöödamaad, eks ju. Et see tõeline õnne või see hinge, ütleme õnne järjekord võiks olla siis, prioriteetide järjekord võiks siis olla niimoodi õnne prioriteetide järjekord, sest ülejäänud järjestub automaatselt. Sest vaim kontrollib peenmateeriat ja peenmateeria on füüsilist maailma, eks ju, mitte vastupidi, et meil füüsilist on kõik korras, unustame vaimu ära, siis ongi antidepressante sööme millegi pärast. Et hingel on vaja tegelikult, kus analüüsid seda õnne, valemit, selle tõeliste hingeõnne valem on see, et mitu protsenti sa tunned rõõmu teistest elusolenditest ja kõige kõrgemast. Ehk selles mõttes, et ütleme, et sul on kaks varianti, need variante on vahepealsed ka, aga üldiselt, et kas sa saad rõõmu sellest, et kogu aeg mediteerid, mu kehal oleks hea, mu unistused täituks, minu vaimsus, minu materiaalsed soovid, minu küllus,
kogu aeg nagu minu. Või sa õpid nagu laiendama seda, et järsku sa, noh, see on kinkimise rõõm ja kingi saamise rõõm. Et mingi hetk see protsent suureneb, vaimne praktika on, et lõpuks sa nagu iseenese teatud mõttes nagu unustad ära, sa teed oma miinimumi ära, et keha kõik toituks ja nii ja naa, aga sa teed kõik selleks, et teistele rõõmu valmistada. Eks ju? No ütleme, sa naisega elad, siis kuidagi Jumal teeb niimoodi, et sa, kui sa tahad rahulikult elada, sa pead niimoodi tegema, et naine on rahul. Ja sul läheb väga palju energiat, ütleme selles mõttes, et sul oleks mingid oma asjad, aga temal on teine meeleolu, sa pead nagu unustama mingid oma asjad ära, et talle rõõmu valmistada, sest ta koos eksisteerib, sul on ka rahulikumini elada, kas või isegi materiaalses mõttes. Et lõpuks siis, noh, kui sa vaatad pühakute elu, nad oma selle kõik need värgid viivad miinimumi peale. Kus nad elavad, kas neil on 100 jopet või 1 jope, et noh, et enam-vähem ära elaks. Ja kogu energia ja nende rõõm ja elurõõm on see, kui nad saavad teisi elusolendeid aidata, teenida ja kõige kõrgemat, eks ju, ülistada, Jumalat tänada selle kõige eest ja Jumalat teenida, eks ju. Lihtsalt see sõna teenimine on muidugi vastik meie kõrval, et kogu aeg mingi teenimine, see on nagu kaupmehe sõna, eks ju, keegi ekspluateerib kedagi, aga noh, vaimses elus on ka, eks ju, see tingimusteta teenimine, eks ju. Ja kui sa selle nagu õnne valem on selles, et kui suur protsent sa oskad tunda, siis noh, kordan veel, rõõmu, et sa saad oma energiat ja kõike rakendada teiste teenimiseks. Ja kui sa näed, et teistel läheb hästi, võib-olla sulle läheb hästi, siis sind see võib-olla nii ei huvitagi, sest sa saad nii palju rõõmu sellest, noh, et sa tegid seal midagi või näed, et läheb hästi, eks ju. Või oled keskendunud seal, kuidas Jumal oma pühendunutega eksisteerib puhas tingimusteta armastus, missugused suhtlemiskõrged armastuse vormid, oled nagu seal, loed neid lugusid ja saad seal rõõmu, et kuskil on siiski, eks ju, ilu, headus, armastus, balanss, harmoonia, eks ju. Mitte mina, mulle, minu viha, kadeduse, eks ju, kuru kogu aeg, mis me siin ratsionaalne maailm nagu näitab. Et see on nagu selle, noh, teooriast jälle tugevaks, selle nagu protsentuaalne analüüs sinu õnnest, mitu protsenti sulle saad nagu rõõmu, sinu rõõm sõltub sellest, sa saad teistel, näed, et teistel läheb hästi, saad teiste kuidagi teenida kõige kõrgem. Kui see protsent on hästi kõrge, siis automaatselt see must auk, hingeauk, eks ju, hakkab saama õitsema, eks ju. Aga materiaalne energia kõik vastupidi, mul läheb kogu aeg energiat üldse siin eksisteerida, üldse ellu jääda. Must auk läheb sügavamaks, väljas on juba kuninga kroon peas. Eks oledki saavutanud võib-olla mingi askeeside või läbi oma tarkuste mingid tulemused väliselt, nii kehalised kui ka psühholoogilised või materiaalsed. Aga noh, kahjuks kunn nutab pärast trooni taga, eks ju, ja süstib veeni.